Tere 411 vlogi jälgijad, meie vlog on tagasi ja uuel aastal paneme uue hooga edasi, et oleme tulnud siis lühikesse laagrisse siia Liepajasse, teeme 4 päeva trenni enne kui oleme suundumas siis päris treeninglaagrisse Hispaaniasse. Võtame teid taas kord oma treeningutele kaasa ja let's get it! Nagu te ilmselt märganud olete, siis mul on uus varustus seljas. Nimelt 2022 aastaks siis Bikemaniga koostöös ma sõidan Tori varustusega. Ja täna siis esimene päev, et testingi, kuna Lätis Liepajas siin ilm on suhteliselt kehva, siis hea soe vest ka peale ja testin täna varustus ära. Nii et uutes värvides uuel hooajal. Toril on väga head õhukesed kindad. Neid ma juba testisin ühe korra Adrenalina Arenal. Plaan on siis selline, et 4 päeva Liepajas siin liiva sees. Mõned korrad jõudsin enne Mallis ka käia, siis järgmine nädal lõpp lähen juba Hispaania poole teele, et siis hakkab Red Sandis laager pihta. Klassik käed jämedad juttu ma seast ei viitsi rääkima hakata. Nii et lihtsalt oli ülikaif üle pika ja rajal olla. Liepajas ilusti liiv pehme. Mõnes üksikus kohas tuleb nagu natukene jääpõhja, kust kiirendus maa peal nagu põrutab tagaratast, aga muidu on päris äge lasta, et igal juhul on äge tagasi tsikli seljas olla. Ja Hispaania laagrit loomulikult ei jõua ära oodatagi, et siin panin isegi need käekotid külge täna, et saaks normaalselt pikka sõitu teha, et praegu sõitsingi 38 minutit. Ja eks mul tänaseks aitab ka. 3 treenipäeva on veel ees. Olemegi jõudnud hotelli. Esimene minilaagripäev on läbi. Oleme Liepajas. Täna sõitsime Ventspilsis ja homme tuleb uus päev, siis on juba rohkem tegemisi ja trenne. Siin tuleb õhtul FIFA 15. Me endiselt mängime Vauriga FIFA 15, sest me uuemaid ei viitsi ära õppida. Ja teine mäng on aga me selles ka väga hea. Legendaarne MX versus ATV ja meil on siuke telekas toas. Ütle vahva, väike erutus on küll, jah? On küll, jah. Said mulle või? Jah, korra proovime, aga sa istu siia poole. Ma mängin enda puldiga. Vaata. Aga su pilli peab ka korda tegema. Kindlalt. Praegu võtame esimese soojenduskaardi. Ma hakkan hoogu üles saama ja nii, nüüd ma lähen lainetesse. Hommikust. Esimene hommik siis Liepajas. Kell on 9.25. Hommikusöök on hotellis söödud. Nüüd lähme käime poest läbi, võtame raja äärde vajalikud veed ja söögid kaasa. Ja siis tuleb nüüd teine trenn juba selles laagris. Ja plaan on täna rahulikult sõita 3 pikka sõitu. Ja loodan, et tuleb hea päev.
Black Betty had a child. Bam, bam, the damn thing gone wild. Bam, bam, she said a word not of mine. Bam, bam. Vaata, see ongi Eesti sõitjate viga, et või no mis meil on probleem, et ilm on nii halb, siis iga hooaeg alustad nagu otsast peale, pool aastat pole sõitnud, hakkad jälle otsast peale kevadel, et kui vähegi võimalik on, siis käige kas hallis sõitmas või kuskil talvel, mis vähegi annab, või kui on lund, siis tuleb naeladega ka nii palju sõita kui võimalik. Et see on kõikide sõitjate probleem, et sa alustad iga hooaeg otsast peale, et kui me võrdleme näiteks kas või profi või harrastaja Euroopas sõitjad, siis neil on võimalik aastaringi tsiklisedas olla ja see on väga suur edu. Et algus on nii raske alati. Ära, panen sama koha peal, kui midagi on, siis on Meil on siis Liepaja laagri viimane õhtu ja nagu lubatud sai, siis täna on see hetk, kui teeme Mehaanik Muhedale potisoengu. Ma räägin teile backstory ka ära. See on siis see, et Muheda lemmiksõitja on Barcia ja meil on iga aasta kokkulepe, et kui Barcia esimese 5 supercrossi etapi jooksul sõitu ei võida, siis ma saan ise valida Muhedale soengu, kas lasen juuksuris teha või siis nagu seekord otsustasime, et ma teen ise selle. Vaatame, kuidas mul see välja tuleb. Mul on siuke asi siin ja edasi ma annan kaamera kohe üle. Yes. Keera ringi. Ma juustel viga on. Mõnus mõlet. Kas keegi on kunagi juuksid ajal? No. Ole nüüd paigal maha. See võtab mingi saia. Oi. Ei, lase põhjani. Ja. Lasegi põhjani, oot niimoodi. Whoa, Black Betty, bam, lamb. Whoa, Black Betty, bam, lamb. Black Betty had a child. Bam, lamb, the damn thing gone wild. Bam, lamb, she said a word not of mine. Bam, lamb, the damn thing gone blind. Bam, lamb, I said, oh, Black Betty, bam, lamb. Whoa, Black Betty, bam, lamb. Ta on nii valmis, seisame püsti, teeme nii. Job done. Jep. Ja pesus ära ja lähme paari. Very good. I like it. Väga hea. Davai. Nüüd ma olen tõesti karval. Laager on meil siiamaani päris hästi läinud, et oleme korralikult sõita saanud. Täna on siis kavas viimane päev. Läheme uuesti Liepaja ja Liiva raja peale. Plaanis on teha vähemalt 2x30 pluss soojendus ja siis tahame juba varakult Eesti poole tagasi sõitma hakata, et siit on üle 6 tunni sõita, nii et annab minna õhtul. Kui vlogist on vahepeal, siis meil pikk paus olnud, nimelt kogu off-seasoni me vlogi ei tootnud. Räägin selle tagamaad ka ära, kuna meie põhifilmimees Katski elab Taanis ja meil polnud võimalik väga palju koostööd teha, siis otsustasimegi, et alustame alles uuel aastal vlogidega. Mul on vahepeal päris palju tulnud erinevate inimeste poolt küsimusi, et mille kohta infot tahetakse. Oleme lugenud mõned kommentaarid YouTube'ist, mida on inimesed tahtnud uutes vlogides teada. Mis tsikliga uuel aastal sõidad? Tsikkel jääb endiselt Husqvarna, järgmisel aastal ainult MX1 klass ja 4,5 Husqvarnaga ma seda sõidan. Mis sarja uuel aastal sõidad? See pole veel päris kindel, aga järgmiseks vlogiks on see juba selgunud ja siis saan ka sellele vastus anda. Euroopakad need ei ole, sest et hooaeg algas nii varakult, et esimeseks etapiks ma valmis ennast ei jõua, et nüüd küll lükati nädal edasi esimest Inglismaa etappi, aga sellegi poolest, et Euroopakaid sõidan ainult valikuliselt. Kuidas tervis taastunud on? Tervis on taastunud hästi, et ma pidingi peale eelmist hooaega võtma pikemalt puhkust, laskma kehal ära taastuda. Tundub, et olen kogu off-seasoni selles mõttes õigel teel olnud, et võtsingi pika pausi ja siis hakkasin vaikselt uuesti üles ehitama ennast, et praeguseks on seis juba päris okei. Hea ei saa veel öelda, sest et ma alustasin suht hilja off-season prepiga, aga ma usun, et see aasta ma üritan targemalt tööd teha ja loodame, et tervis peab ilusti vastu ja suudan ühe stabiilse ja korraliku hooaja teha. Esimene pool tundi sellel aastal. Ütleme nii, et maitses päris hästi. Tavalised asjad, natuke hakkas võhma peale. Algul rada on päris raske, siin on juba siuke suht loomelisarnane rada. Aga ei, nüüd hakkab töö pihta ja tegelikult olen põnevil, et tuueks aastaks põhi alla laduda ja teeme tööd ja näeme vaeva, kui tuleb tulemus ka.
keskel oli low point vahepeal, ma muutusin jahukotiks tsikli peale, siis ma recoverisin 2 ringi ja lõpus läks vähe paremaks. Sellest ma saan aru, kui ma ei jaksa enam jalgade grippida, pill käib jalga vahel ledilt vaatas. Aga pulsi poolest ei olegi praegu nii raske, sest käbar läheb nii täis vaata, et ma ei saa ennem, isegi pulssi ei lähe sinna 180 üle, sest käsi on täis, ma ei saa kuidagi lasta hoovi ülesse. Siis nagu apniku peale ei läinud isegi, et noh. Käed ei läinud täis? No reigelt. Ongi käed on põhjuga peal? Ja sellest pulss üles ei lähegi vaata, et ma seda too maha võtma käte pärast. Mul oli samamoodi, mul läks käsi veel üle, ma jäin länksu peale niimoodi. Nagu ise länksu siin, käsi oli siin. Et üle kui jäin püsti kuidagi. Vahur, räägi, kere on kange ka või? Minul on täitsa kange. Miks ma muidu siin seisan? Eilne puhkepäev oli abiks või? No muidugi. Täna saab ikkagi 2 korda pool tundi ära lasta. Pool tundi tundus praegu nii pikk, nagu ma oleks 2 tundi sõitnud. No ma tulin nats hiljem, kui sina lõpetasin umbes siis, kui sa olid poole peal. Ma olin täiesti küll. Mul oli veel pool minna. Pool minna. Töö on tehtud, 3 korralikku sõidupäeva ja viimane sõit oli juba kõige parem ka, et käed ei läinud enam nii paksuks ja sai tõmmata ikka päris normaalselt pool tundi ära. Et igal juhul võib laagriga rahule jääda, hea seltskond, kõva trenn ja väga vinge oli, et nagu ikka, kui teile vlog meeldis, siis pange like ja subscribe ja näeme järgmises vlogis Hispaanias. Tšau!